tere, olen Signe Veidler ja igapäevaselt töötan Tartu Rakenduslikus Kolledžis IT-akadeemia juhina. Mul on harukordne võimalus sellel aastal saada osa haridusjuhtide praktikaprogrammist ning läbida oma praktika tehnoloogiaettevõttes Clia. Esimene märkamine Clias oli see, et kui lihtsalt selgelt ja suurelt on välja pandud väärtused. Ja kui me mõtleme selle peale, et millised väärtused langevad kokku Clial ja Tartu Rakenduslikul Kolledžil, siis tegelikult esimene väärtus koostöö. Esimesel nädalal sain ma teada, et lisaks sellele, et minuga tegelevad igapäevaselt mentor ja koordinaator, on mul olemas ka mitteametlik sõber Clia Guide. Clias on siis Clia Guide inimene, kes siis tegelikult ei tööta samas tiimis, aga kes siis aitab sul luua suhtlusvõrgustikku, viib sind kokku erinevate inimestega, aitab sind mõista ettevõtte kultuuri ja kelle käest on võimalik küsida väga erinevaid küsimusi. Tere, olen Leili Rohumaa, Clia personalidirektor ja mul on olnud au olla juba 4. aastat osa haridusjuhtide praktikaprogrammist ja vahva kokkusattumus on see, et eelmisel korral olin mentoriks Raini Jõksile sellestsamast koolist, Tartu Rakenduslikust Kolledžist ja nüüd siis sel aastal Signele, kes on IT-akadeemia juht. Mul oli siis vahva võimalus teda tutvustada IT-ettevõtte tegemistesse, alustades sisseelamisprogrammist, planeerimistegevustest, töötajate karjääri toetamisega ja näiteks ka juhtide toetamisega, nendele siis erinevate tööriistade pakkumisega, nii et tõesti sai tutvuda kõigi erinevate põnevate teemadega. Sellel aastal on eriti tõusnud fookusesse õpetaja töökoormus. Kuidas seda siis õiglaselt mõõta, kuidas saada aru, et kus on need õpetaja töö kõige suurema koormusega ajad, kus tal oleks rohkem võimalik panustada kooli arengusse, et selleks oleks hea, kui oleks olemas mingi tööriist. Tere, mina olen Martin Sulg, mina olen üks Signe mentoritest. Osalen programmis teist korda, mul oli seekord hästi hea meel näha, ka seekordne mentor Signena oli väga innukas, proaktiivne ja hästi õpihimuline. Signega on väga hea olnud koostööd teha ja selles programmis olla, sest ta on väga avatud kõigele uuele ja alati avatud kõike uut õppima. Ja tõesti tagasime ka seda, et siis esimestel nädalatel ta sai kõigest osa võtta, mis võimalik, et tõesti võib-olla näha ka neid asju, mida ta muidu võib-olla ei oleks osanud isegi küsida. Ja ta on alati andnud ka omapoolset tagasisidet, et selles mõttes on hästi põnev olnud ka temalt kuulda ja õppida, et mis on võib-olla olnud mingid parimad praktikad, mis koolis on toimunud. Käitlesime tegelikult hästi erinevaid teemasid, alustades üldiselt organisatsiooni juhtimisest, koostööst oma kolleegidega, kuidas inimestega üks-ühele ja grupiviisiliselt asju käima lükata ja arutada. Ja võib-olla natuke praktilisema poole pealt ühe konkreetse õppekava juures, kus ma tagasisidestasin natukene eriala perspektiiviga, mida saaks teha pisut teisiti. Samuti tekkis Signel ka endal hea mõte näiteks, kuidas Clia saaks koostööd teha just nende kooliga, kui me värbame teatud rollidele, nii et selline tihe koostöö kooliga tegelikult saab ka edaspidi jätkuda. Kindlasti ma olen väga tänulik oma mentoritele, Leiliale, Martinile ja Karlosele, oma koordinaatorile Heidile ja oma Clia Guide'ile Kadrile, kes on avanud siis oma töö köögi poolt, on pakkunud palju inspireerivaid ideid ja julgen öelda, et haridusel on tehnoloogiasektoris palju